abiharjutustega, et mida kasutame oma treeningutel, et siis me näitame need ka ette, et siis ja kui kellelgi on alati küsimusi, saab kohe küsida, et siis me üritame ka selgitada seda, et mis ta nagu päriselt on ja miks seda vaja on. Nii, tüdrukud paid kõik minema nüüd või? Okei, väga õige, muidugi, ma mõtlesin, mis nüüd toimub, et kõik paid minema. Pöörad nagu hästi. Nii, et pulgast on hea kinni hoida, see ei vii teil õlgu kuskile minema ja esimene harjutus siis olekski niimoodi, et proovite kohe avaneda, et põlved on laiali just niimoodi, et raskus läheb vasaku jala peale ja ka parem põlv on hästi lai. Just. Nii, proovime teised ka, et kas saate ka ringis teha või okei, saate seal teha? Tegelikult on see, et seal on üks plaat, tooge siia. Seal taga seina ääres, kui toovad siia. Hand jääb ahti. Siia saab kõrvale panna. Võib-olla ei tipise siin seda rohelist. Suur pineeriplaat. Ja, teeme selle võtta. Nii, et praegu see on nüüd valmis on, nüüd on siis niimoodi, et ma hoian ennast siin ja tuleb ette nagu maha. Ja vasakpoole kiiresti. Väga hea, kiiresti nii. Siin hästi oluline, mida me jälgima peame, on see, et me oleme puustega võtta tasapinna, et me ei tule kuidagi ülesse, et me hoiame kogu aeg tasapinda. Sander tahab põlved laiata, just. Õigetest hästi tõdestame. Nii, no praegu lähme nüüd jälle üks samm edasi jälle, see on nüüd maandud paigalt asendisse, eks. Mis asendis? Jääb nagu paigalt asendisse. Nüüd tõukeliigutust ei tee. Just. Väga hea. Et see pulk on igal juhul on hästi hea alguses, et pärast me jõuame klaidis sama asja, et aitab teil keha asendit üli hästi hoida. Vasak käsi on kinni, tihti vasak käsi sõidab eest ära, siis te olete nagu hädas. Et nüüd on, Frank näitab siin väga ilusti ette, tasakaalud on paigas, et väga nagu hästi. Just. Jah, et võib-olla lähed natuke kõrgelt. Ei, ta läks ära. Jah. No ta liigub. Siin veidi võiks juhenda natukene rohkem välja rääkida, et see natukene põletanud sisse. Nii, ja nüüd järgmine pane juba niimoodi, et sa lähed paigalt asendada. Paned plaks ülesse. Plokid jäävad paika. Just nii, aga parem saad keerada välja, tasakaalu just nii. Sa pead lõpetama niimoodi. Ja seal saad Sander ka proovida selle, tüdrukud ka, et kui teil on ruumi, nüüd proovige juba minna nagu paigalt asend ja keerate lõpuks välja, et oleks kannaga ilusti läbi löödud. Ja kõige tähtsam on ju see, et teil on kogu aeg tasakaal olemas. Jander juba ütles, et puusad on paigas, järelikult te olete kogu aeg maa peal olemas. Just niimoodi. Alguses võib täielikult teha tegelikult seda täispöörit nii-öelda astumise peal, et ei pea kohe minema täis hoopis. Hüppe, jah. Et võite teha just täpselt. Et just, et me olemegi kasutanud seda, et kui te võtate nagu asendi, siis on niimoodi, et 1, 2,
3 panete niimoodi, et siis on teil kõige parem seda kontrollida ja järjest minna. Ja kui ei ole nii kõrge see, just, et kui on madalamad ringid, siis isegi saab võtta niimoodi, et on 1, 2, 3 ja 4. Et see on hästi hea, sama on ketas tegelikult. Märt oli kõrval, et Märdi drill oli 1, 2, 3, 4, mis töötab üli hästi. Ja, see pult, miks me kasutame seda, on sellepärast ka, et tihtipeale väga paljud tahavad alustada õlgedest või sülakehaga ja muuta seda telge ära. Ühesõnaga, see hoiab sind võimalikult hästi ülevalt, vähemalt tasapinnas ja sa ei pea selle peale mõtlema. Ehk siis selline väike abiline. Just. Et Frank, et sul on nüüd liikumised on väga head, proovi, kas sa nüüd aeglase tempoga suudad nagu järjest minna lõpuni niimoodi. Et ilma pausideta proovid minna, mitte täiskiirusega, aga niisuguse, et kogu aeg kiirendad ilusti peale sinna. Ja proovi natukene kiiremini veel. Ja. Siin ütleme, noh, kas parem jalg ikkagi võiks nagu lõpuni läbi lüüa, natuke tahab tõsta paremast jalast. Et kui sa paremast jalast tõstad, vaat sul kaob lõpus tasakaal ära, eks. Et kui sa parema jala lükkad välja, siis sa oled tasakaalus ilusti. Nii on palju parem. Ma arvan, selle jõuame hiljem. No me jõuame hiljem, aga see on see võtmekoht, et noh, ei ole vaja üles ennast lükata, et lõikame kinni selle pärast. Okei, ma arvan, et me võime vaikselt liikuda fookuspalliga tõuka. Väga hea, paneme pulga taha, et see on nüüd üks variant nende abiharjutuste jaoks. Paigalt tõukamine. Väga palju küsitakse paigalt tõukamise kohta ka, et palju neid teha, miks neid teha, kas üldse teha. Ma tean 22 meetri tõukajaid, võib öelda, kes põhimõtteliselt ei tee üldse paigalt tõukamist. Nii et minu enda arvates väga paljud vähemalt pöördekuuli tõukes üle tähtsustavad seda. Et Glide'is ma arvan, et sellel on suurem koht nii-öelda treeningprogrammis sees, aga ma väidan seda, et paigalt tõuge võiks olla selline võimalikult siis imiteerida lihtsalt seda pöördega kuulitõuke lõppu, et ma ei teeks liiga palju neid, ma teeks isegi võib-olla kergema kuuliga rohkem paigalt tõukeid, et need asendid oleks head. Ja esimene kõige suurem viga tihtipeale on see, et vasak jalg ei ole maas ja alustatakse juba olgades tõukamist. Seda topispalliga ma näitangi ette teile, kuidas võib-olla kõige paremini kontrollida ja kuidas ei tohiks seda. See siin on päris tugev asend ja siit juba, kui ma tõstan kana ülesse ja keeran puusast ennast ette, osan tõuka. Tihtipeale hakatakse ülakehaga juba tõukama, kui vasak jalg ei ole maas, siis ma olen juba tegelikult asendist väljas ja täiesti ära kukkunud, nii et mul ei ole mitte mingisugust jõudu, et mõjutada kuuli. Nii et vaatame, kuidas meie noored sellega hakkama saavad. Ma pole pea aasta tõukanud, nii et ma võin käest lahti ka lasta ja näidata, kuidas see võiks siis olla.
eelmine oli päris hea. Praegu silma jääb, on selline moment, kus võetakse justkui see asend, jalg ei ole tegelikult maas, juba hakatakse õlgadest liikuma, siis sa oled tegelikult siin kohas, kui sul on jalg maas, nii et mõjutusmoment juba nii palju läheb. Et oled siin, jalg maas. Keskenduge ikkagi selle küljetööle, et jõud tuleb kõik sealt, et käes ei ole jõudu ja jalas üks ei ole jõudu. Need on vist kõik klassilised pallid. Liiga palju ei tasu mõelda alla tõukele, lihtsalt mõelda sellele, mida jalad teeb ja keskuse ülemine osa. See tõukefaas, see on siin veel väga oluline tegelikult. Paigalt tõukest veel rääkida pöördetehnika juures, siis on niimoodi, et väga paljud tipptõukajad kasutavad paigalt tõukes slaiditehnikat, et saada seda võimsamat ja pikemat mõjutust. Paljud tõukavad küll nagu pöördetehnikat, mis ongi tulemused on väiksed, aga ütleme, kes kasutavad slaidi, need tõukavad ka 20 meetrit tippmäel. Ongi kaks lähenemist, kuidas kellele mis nagu tähtsam on. Ja jällegist itaalski puhul sein Fabri, ma tean, et kaivatõukeid sisuliselt ei tee üldse. Tom Walsh, tema paigatõuke rekord on natuke üle 16 meetri, mis on nagu väärtusi vähe arvestades, et on tõukanud 22 pluss, ja 23 isegi. Et jah, see, kuidas kellegi ma ütlen, ma arvan, et see on selline tihtipeale koolimeestel ka mingi omavaheline väike proovile panek, et palju sa oled paigalt tõuganud või see on ikka hea trump hästi taga laskus, palju sa paigalt tõukad? Ma olen olnud ka väga kehva paigalt tõugad. Katre, kas see pahe? Nii, väga hea, aga siis liigume edasi. Parem jalg ees toppis palliga tõukanud. Mulle tundub, et tiit peal on vale alg, et tuleks olla võimalikult palju parema jala peal või ette natukene kalutada. Tegelikult õige asend võiks olla nii, et sul on 80% kuskil raskuses alusel jalal ja see ei tohiks päris olla nii, et sa tunned, et sa oled selja peale vajanud, aga võrdlemisi püsti. Õlad väga relaxed, lihtsalt lõdvestunud ja kogu tõuge algab tagumise jala äratõukest ja ülakeha on paigal, lõdvestunud. Ta ei alusta oma tõuget grammigi siit. See on tavaliselt kõige esimene liigutus, mida kõik teha tahavad. Toppispall aitab sul seda natukene nii-öelda siis lihtsustada. See annab väga hea kohe järga selles mõttes, kas sa oled alustanud ülakehaga või mitte. Eks me peaksime maanduma täpselt samasse asendisse, nagu me paigalt tegime. Esimene polnud päris see, nagu ma oleks saanud. Okay, on meeles küll, ei ole häda midagi, väga hea. Vaatame, kuidas see välja tuleb.
mida vähem on pinda pöörata, seda kiirem ja lihtsam ta on. Ja siin saab veel kindlasti jälgida seda, et kui te selle kogu selle pöörde asja ära teete, nagu Jander istub, sa istud parema jala peal, mis on sinu, ütleme, siis tõukejalg on ju, vasakkäelised on vastupidi, aga ei tohi ära liikuda siit jalapoolt, muidu siit ei teki seda vinnastust ja kiirendust teil. Ja siin tunnete, eks kui kuul ära kaob või pall ära kaob, siis järelikult olete üle keeranud, on ju? Keskendusel tõuke osale nagu absoluutselt, see on isejärguline, see ei ole oluline. No nii, väga hästi. Väga hästi. See ei ole selle peale, kes siin hoopis palju suutub kaugele tõuget. Seal ei ole lihtsalt liikumise eesmärk. Tahaks natuke konkreetsemat lõpuasendit, et jalg on maas ja kogu see jõud tuleb. Just, et pöidlae ära, Frank, õige. Et siin et väike märkus veel, et vaadake nüüd enamus, kes siin nüüd teevad, et see teie asend kogu aeg käed on nagu siin. Tehke ennast laiaks, sest päris tõukel teil on vaja lai olla, eks? Et siin on samamoodi, hoidke käed siin, see on teil palju parem ka vasak avamine pärast. Jah. No ongi üks on nagu parem mees ja nüüd kas selle võiks teha selle teastu paremini tees ja siis lõpuks. Okei, teeme mõned veel. Läheb paremaks, Frank, et just, et võta laiemaks ennast. Ikka esimene liikumine on väga palju see, et mitte, et see kogu esimene liikumine tuleb siin, vaid ikkagi väga palju tahavad teha selle liikumise siit ära, sest tegelikult on tasandus puhtalt välja, et juhid oma tõuget ülakehaga, mitte jalgadelt. Nii et võimalikult lõpp ülakeha ja kogu jõud tuleb sellest ja liikumine algab. Võid vaadata lõpus sinna aknast välja otse iseennast. Lase pall käest lahti. Ja siin ma juba alguses kohe, et tegelikult keha natuke ette juba nii palju tegelikult ära vajutab, et oligi väga raske, et tuli jalga vastu lõpus. Tahad veel? Ei taha või metsuina? Väga hea. Parem jalg ees, jah? Ja siis nüüd astumisega on? Astumisega. Jah. Et nüüd siis sama harjutuse siis nagu ütleme natukene kiirem versioon. Et ei tee veel päris Lõuna-Aafrikas, kõik teavad, mis see on, eks, aga teeme ikkagi astudes nagu. Ja ega põhiasjad kõik jäävad samad, lihtsalt mida me lisame natuke hoogu juurde. Et see lihtsalt teeb natukene selle keerulisemaks. Samamoodi keskel tulles midagi silmas seda, et endiselt olete võimalikult palju tegelikult tagumise jala peal. Ja teil on jõud siit ennast edasi suruda. Teeme alguses natukene aeglasema hoo pealt, igaks juht. Ma teed seda väga ammu teinud. Ideaalis võiks siin olla tegelikult mingisugune
kohe sarkasti. Ma panen selle olgu. Natukene kõrgem. See on liiga kõrgem. Natukene on kõrgem. Palju ei ole. See on liiga kõrgem, see läheb jamaks. jah, see tihti liiga kõrge. See madalam, see on parem. Lihtsalt varvas kuskile kinni ja... Nii, let's go. Ja endiselt see ei ole teil kuul, see on hoopis pall. Ja see lõpufaas on täiesti... Praegu puutub rütmiga ka. Ja hoidke laiaks ennast endiselt, küünarnukid nii laiali kui võimalik. Just nii, andke ruumi endale. No nii. Päris hea. Ja. Mul lõpus natukene võiks noorida vähe kauem pinget tugevamalt jalga vastu. Tõmbaga küünarnukid laiali olnud. Just nii, hästi lai oled. Pigem nagu tunne, et see lõpufaas, seda võiks natuke kauem kannatada. Et see tahavad seda plokki ära, et ta juba ülakehaga tõukama, nii et pisut kauem hoia ülakeha nii-öelda siis taga. Ja see sandad tuli ka väga hästi. Et siin jah, selle topis palliga tõukamise juures on hästi hea moment on see, et ei saa vasakut kätt eest ära korjata, et see on väga hea nagu harjutuste puhul. Sest kui te võtate kuuli, jube kiiresti saab see vasaka, siin on ta alati paigas. Te saate õieti alati välja lennata, lasta selle kuuliga. Ja topis palli sama moodi. Näiteks üks veel, küll eelmine väga hästi hea, väga hea rütmiga kontrollitud, et ei olnud liiga kiire algus, et just kiirenenud. Pole viga, ma pigem teeksin tõesti kõike grammikene aeglasemalt, tunnetaksin tasandit palju paremini läbi selle, kui minna täie hooga peale, nagu ikka igas alati. Nii et siin ma praegu juhiks veidi tähelepanu, et kindlasti ei saa sprinti teha nagu niimoodi. See ei tööta. Oled nõus välja? Jälgime seda, et ei saa tõugata täist allavat, see ei ole võimalik. Parkimises peal maksmas. Ja siin on snaabipark. Mõtle vastu see kõik. Jah, kui nüüd mõtled üle. Siis on hästi. Ega sa ka ei panna. Okei. Nii, Frangiga läheme siis täis hoogega. Saab vast 360 käe. Jaa. Kõige taasemaid harjutusi, mida enne lõpumist teha, 360. Väga paljud millegipärast kuuvad tasakaalust välja ja ei suuda kontrollida ennast. Samamoodi siin tahaks tunnetada seda, et kogu liikumine algab jalgadest. Me tunnetame, Bestein armastas öelda vii nagu V-täht, et sa tunnetad seda pinget siin
alati võib panna kummi ümber jalgade, et kui sa alustad, et sa tunnetad seda, et sul tekib siia pinge. Siit võrdlemisi lõdvestunud ja kogu töö teeb ära see parem pool, mis tõukab välja ennast nii nagu, ütleme, kui sa lükkad hoogu sellele tõuksile või? Tõuksile enam-vähem, jah. Et see äratõuge võiks olla selline. Laed ära ja tõuge. Maatad samasse kohta, natukene oleks. Nii. See on sul küll hea. See on ilusti tõuge. proovivad kõik. Ja muidugi. See on algajatel hirmus suur probleem, et sinna tagasi saada samma kohta. Hästi. On näha, enda on harjutanud seda, tubli. Jah, või lükkad nagu rulale hoogu või mis tähendab. Ei tea. Just, siin aitab alati tasakaalu hoida laius. Vasaku käe laius, parema jala laius. Voot niimoodi, just. Nii kui laiaks saad, kohe on tasakaal olemas. Nii kui kitsaks teed, kukute ümber. Ja neid ma teeksin reaalselt. Voot, väga õige, tulebki pikali lüüa. Ma ei tea, 5, 6, 7, 8 korda enne 2 seeriat isegi ja ennem ei hakka tõukama, kui tunned, et see on väga hea, sa oled balansis, kõik asjad on välja võetud. Ennem ei ole mõtet täishooga üldse tõukama hakata. Just, et raskust rohkem vasaku peale, muidugi kõike tundub. Ei pea kiirustama, tee aeglaselt ja lükka raskus vasaku peale, lihtsalt kannata laialt. Okei. Et kui sa aru said, mis juhtus, sa alustasid kõrge pöia pealt, pöid vajus läbi ja ise olid ka kadunud kohe. Kõik need harjutused, samamoodi poolpööre. Ma tegin alati 2 seeriat, näiteks 5, 6 ette ilma kuulita, ennem kui ma üldse kuuliga hakkasin tõukama. Et tundub nagu natukene tüütu, aga samas väga vajalik, et üldse saada rütmist ja tegelikult see ei võta liiga palju aega. Et vähemalt nii palju tihta, kui ma näinud olen, siis enamused teevad alati tühjalt ette ja siis võtavad kuuli. Et väga vajalik minu arust ja mida ma näen väga vähe, et inimesed või sportlased teevad seda, sest et kui vahel tahetakse minna tõukama, kuul kätte, vale rütm, siis terve treener juba tõuksis nende trillide ja puhul sa saad lihtsalt selle tunnetuse, et kas sa oled tasakaalus, kogu rütmi pool ja kõik see, et võtke kindlasti nüüd sisse samamoodi paigata, kus me ei pea alustama kohe kuuliga, et teeme tühjalt läbi 2 seeriat, 5 seeriat, mis iganes. Okei. Topispalliga täispööre siis. Topispalliga täispööre, siin ma võib-olla jään hätta täna. Võta väiksem kuul, pall. Teine korra lihtsalt läbi. Praegu natuke tõusin üleval ülesse, proovime hoida siin samamoodi puusad tasapinnas, liigume, teeme hästi laiaks ennast, keskel veel võime mõelda selle peale, et üks enamus päev üles tõusta, et sa mõtled, mis suusad ennast allapoole jõud, ülakeha lõdvestunud, jalg tugev maha ja ära tõuda. Ja siin, et kui teil tõukama hakkate, ei ole vaja maailmarekordit tõugata, et mõtelge tehnika peale rahulikult ja pärast saab alati hoogu juurde panna. Et võtte rahulikult.
Mulle meeldib tegelikult see rütm, et tõesti alati saab hoogu juurde panna, alustame alguses rahulikumalt. Laseme rahulikult üles esimene. Ei, jalavahetuseks on veel väga vara. Et proovige, jah, Jander ütles, et proovige jalad maas, on ju, millest me kogu aeg räägime. Te tunnetate maad, siis on pärast vahetusse väga lihtne minna. Ja üleval kõik. Ei, palju parem. See oli natuke palju juba küll. Ikka. Või jalavahetus. Saad kergelt teedat enne. Sellele pöörab tähelepanu, kuhu ta parema jalaga keskringi suunas astub. Kas üle või kuskil? Jaa. Minu endal oli väga kitsas harv lõpus. See oli tegelikult lõpuni välja suur probleem, sest minu tõuskamine oli rohkem lineaarne kui nii-öelda pöörlev, siis ühesõnaga nooremana ma harjutasin endale väga palju seda, et ma sain oma hoo sellest, et ma läksin väga palju edasi ja kuidagi karjääri lõpuni oli seda põhimõtteliselt igati pidi proovides, nagu see oli nii sees, et seda oli väga raske kuidagi välja saada. Pöörliku kuulitõuge ikkagi nõuab rohkem rotatsiooni. Mida kaugemale sa siit välja tuled, siis seda rohkem peaks olema ruumi lõpus tõugata. Minu hark oli nii kitsas, kogu nii-öelda, see meenutas natukene glaidi rohkem kui pöörliku kuulitõuge. Mul oli selline väga huvitav tehtud tõesti nagu glaidi ja pöördega kuulitõuge segu. Jah, Janderi ark oli niisugune 25 senti aeg-ajalt. Sama, meil on näiteid, et saab küll et ma ei oska öelda, ma pigem tahaks ikkagist õpetada seda, et sa tuled rohkem enda alla, tuled rohkem separation hinnastus tekitada siin läbi selle, kui olla väga kitsalt siin ja ainult üles kütta. Et igal juhul mina ka julgen soovitada, et julgemalt vasake ette, et teil on rohkem ruumi lükata. Et kui te olete siin, Janderil olid muidugi ülihead jalad, hästi kiire, tema suutis sealt nagu selle tõuke ära teha, aga no, väga vähesed, kes seda, mina ei ole näinud, nii väikest arki ma ei olegi näinud, kes on ikkagi 20 meetri tõukajad. Et pigem see vasak natuke julgemalt ette, kus te saate lükata, kui on 2-meetrine vend, on tal ei pea jalad koos olema, kas olla laiemalt. Vasaku ette lükata, millal te saate sellisel juhul, kui te olete esimese osa lõpetanud ja jõudnud siia, siis te saate seda teha. Mina tihti peale mõtlesin selle puuda siit ja kogu mu see sliip, nii-öelda see jalahoog läks edasi. Ma tõusin, ma kukkusin ja kogu see kiirendus oli mõnitud tegelikult ka. Et igatahes alguses välja agressiivsemalt, laiemalt, võimalikult laialt, nii laialt kui võimalik tõesti. Trillide puhul lihtsalt tehke üle seda, et lõpuni välja muidugi sa ei tule nagu siia, aga trillide puhul sa saad seda rõhutada, et sa tuled nii kaugele välja võimalik, siis sa tuled keskele ja
võtame veel mõned tõuked vastu, et siis liigume vaikselt edasi. Nüüd läheb veidi mugavamaks tal juba. Mul ikkagi küsimus, et kuidas ma teen, ma mõtlen, et ma tahaks agressiivselt nagu välja siit lugata. Ma just mõtlengi, et ma lähen hästi edasi. See rääkib mul harjunud pikalt. Aga millele mõelda, et see jalg nagu kiiremini maha saada? Kuidas sa saad jala kiiremini maha? Jah, parema jala keskele. Läbi selle, et sa laiusesse kaupa. Veel laiusele. Kus tuled siia maha, siis mingi hetk tuled õiges asemises, kus tuleb automaatselt kiiresti maha. Kui sa siit laiusesse ei tule, siis sa otsid seda jõudu tõubelt ja siis juba nii väike aeg ja kogu see kiirendusmoment on tegelikult Need pildid, et näitame uuesti nüüd nagu nende koos märksõna, kuidas saab läbi jalgada. jah, ma arvan ka. Teen paar viimast veel, on mõni küsimus veel? Kas kellelgi on midagi küsida veel, täpsustada neid asendeid või asju? Argi asend. Ja isegi seebast ei ole nii oluline, ma arvan, teil on nii pikad jalad tüdrukud, et ei pea kindlasti nii seisma, et võtke julgemalt veidi. Et Jander alustas põlved laiali, tagurpidi U eesti keeles, eks, et siit on sul parem minna. Ja kus see vasak jalg peaks olema, kas peaks nii olema või pigem see keskjoone peal? jah, on meil näiteid, Krauser võtab keskelt, meil Eestis Matro võtab niimoodi, et vasak jalg on siin. Nii, nüüd on Sander meil 2-meetrine mees, kes on 2 kuud teinud pööret, et nüüd temaga me võtame ka, et natukene võtame paremalt poolt. Samas, Jander, sina võtsid keskelt, said ilusti hakkama. Kovats võtab keskelt, saab ka ilusti hakkama, et suur mees, et ma isegi ei oska öelda, kes tunneb, et tal on kitsas, võib võtta natuke paremale, on ju. Et see veidikene teeb ikkagi ringi suuremaks. Jaa, aga ma võib-olla alustavale sportlasele seda nüanssi hakkaksin nagu seletama või see on selline ja pigem kui mingi hetk tunned, et väike muutus, võib-olla saad hoogu rohkem juurde seal. Aga ütleme, teisik on ikkagi see, et nii nagu Jander alustas, et võtame põlved laiali, ise veidi laiemaks, see teeb kohe teil avaramaks selle, et ütleme siis, füüsikalises mõttes ikkagi on see, et me tuleme suure ringi pealt väikse ringi peale, kus see kiirendus tekib ise, et ei pea hakkama punnima seal. Aga kui te tulete sedasi väikse pealt, siis peab hirmus palju vaeva nägema, et see kiirendus sisse saada. Ma tea, kas võtame ühe katse veel igaüks, kes tahab peale. Ja siis liigume edasi, et paneme piltide peale ka, et ja pärast siis sai üks väike PowerPoint tehtud, et see kõik saab teile ka olemas, et on materjalid silma ees, et kui on vaja õpilastele näidata, et siis on olemas, et maailma tipud näitavad ette kõik. Iga korraga oleks paremaks. Vana tõmbad külje eest ära ja peaks selle plokki ikkagi nii tugevalt suruma maha ja läbi. Lõpp läheb nagu nii laiali, et see jalg jõuab maha, see juba ülalgi, aga tõukab, siis sa lõpuni välja oled niimoodi lahti. Või on palju rinna kohal, toppis paljugi siia. Jube hästi. Vägev. Saaks topist tõugata, oleks jube hea, et Marika hea töö. Hästi ette valmistatud. Liigus peale. Ma aru, miks arvatakse panna pöörduda tõuka. See ei ole nii keeruline. See tegelikult ka ei ole nii keeruline. Nii palju tahetakse lihtsalt seda klaidi. Vaata, kogu maailm tõuseb pöörduda. Pange kõik tüdrukud väike, kohe tõukama pöördega. See on tegelikult ka lihtsam, kui te arvate. Nii, paneme siis topispallid kokku ja et siis nüüd tegelikult saigi võetud siin
4 erinevat sportlast, 2 meest, 2 naist. Ilmselt te kõik tunnete neid. On siin olümpiavõitjaid ja maailmameistrid ja kõik Euroopa meistrid ja et just see esimene nüüd asi, millest Jander ka alustas, eks, et näete, et kõik 4 erinevat tehnikat tegelikult algasend on kõigil üks, eks, et ikkagi see laius on kõige tähtsam. Põhimõtteliselt jah, et see, kuidas sa sinna asendisse jõuad, see on kõigile erinev, kes teeb imeasi siia ette, aga lõpuks see faas on ikkagi kõigil sarnane. See, kuidas sa siia tuled, mida siia ette teed, see on väga individuaalne, sa võid, ma ei tea, mis iganes panna. Siin need märksõnad on minu nagu tunnetuse järgi pantud, et igaüks võib neid ise ära muuta, aga ma arvan, et väga kaugel see ei ole sellest nagu tõest, et mismoodi see algus käib, eks. Nii, paneme siis number 2. Siit sa rääksid sama tõtta, mismoodi see laius tuleb. Jaa, palju on ka seda, mida ma näen, et tihtipeale unustatakse see parem jalg maha nii-öelda ja ei olda piisavalt aktiivne selle poolelt ka, et see parem jalg tegelikult, kui sa oled siia asendisse ära jõudnud nii-öelda laetud positsioonis, siis see annab väga tugeva tõuke tegelikult edasi siia välja. Et see on tihtipeale liiga passiivne. Kui see on passiivne, siis sa avad ennast ülakehaga liiga palju ja sa jääd hiljaks ennast andma, sa oled liiga palju juba ennast lahti keeranud ja siis see jalg tuleb, tõenäoliselt sa oled juba kõikidest asenditest väljas. See teha, et hästi oluline just see esimene liigutus, et kui nüüd hakkab vasak minema, siis ongi nii, et parem täitsa tõukabki otse siia välja ja siis see läheb. Et see annab teile ka selle, et vasak käsi nagu ei saagi liiga üle tõmmata, kui parem jalg tuleb laialt järgi. Et igal juhul see asend on teil palju-palju parem ja mina isegi olen õpetanud, et tegelikult siis ei ole vaja väga kiirusta, kui sa selle laiuse ära teed, see viskab ise edasi. Et sa ei pea nagu, et keegi teeb, Fabri teeb ülikiiresti, ma proovin ka, ei ole vaja proovida. Tee ennast laiuse ära, sul tuleb see kiirendus väga ideaalne. Nii, 3. palun. Nii. Sprindi keskpaik võib-olla ongi, mis minu endal oli ka kõige probleemsem, oligi see, et ma tahtsin liiga palju kertida ülesse, versus see, et tegelikult suruda põld maha ja võimalikult aktiivselt enda alla tulla. Minu asendid, ütleme nii, kohutavad keskel. Ma olen liiga palju edasi liikunud ja ma olen liiga palju alati laiusin ette, et siis lõpufaas on täiesti olematu. Ja siis sprindi kohas, et mida saab kindlasti jälgida, on hästi oluline see, et sportlane peab hoidma terve vasaku külje jäiga kogu aeg. Kui tekib vajumine, see tähendab kohe lendate üles. Hoidke jäik ja siis see liigute edasi. Pigem nagu puusast ära vajumine, seda on väga palju näha, et tullakse justkui jala peale, aga siis lastakse tuhal taha ja siit sa oled juba murdnud selle teele ära tegelikult. Ja sealt kohe on üles. Et sa peaks võimalikult kaugele siia tulema. See on nagu ukse sisse pilt, et uks pöörab siin, et sa hoiad seda telgi kogu aeg üleval siin, et sa ei tohi mitte kuidagi moodi siit ära vajuda, siis kogu telg murdub ära. Ja keskel ongi see faas, kus kindlasti, nagu me Topisega tegime, et siin peab korraks mõtlema, see on keeruline mõelda, aga et see on see lõdvestusfaas, kus tõesti nagu korraks justkui lõdvestad ülakeha ära. Valmistub finaaliks nagu, jah. Nii, lähme edasi palun. Nii, siis inglise keeles power position on ju. Et siin on ka natukene erinevates kohtades kinni põetud, aga ikkagi põhiline on see, et vaadake, kui hästi on kõik tipud jala peale, et sedama, mismoodi on laetud kogu see parem külg, kust kogu see siis kiirendus ja see finaal nagu pihta hakkab. Ja teine kindlasti märkus siin ilmselt ma kirjutasin ka, et vasak käsi, et vaadake, kui hästi hoitakse kinni. Et see ongi see võti, kus siis tekib, mis me tegime topispalliga. Topispalliga on jube ja teha, see käsi on teil kogu aeg olemas. Nüüd, kui on kuuliga tõuge, käsi on ju vaba, eks, nüüd te peate seda ise suutma hoida. Et siin, kui te vaatasite eelmist slaidi, eks, et kui tuldi maha,
kes hoidis kätt siin, kes suutis siin hoida, eks. Et siis isegi noh, võib-olla on kergem, et suunata see käsi tõuke suunda, ehk siis kui te tulete lõppasendisse, äkki ta jääb siia. Et kui on võtta niimoodi, et see käsi, noh, õpetatakse ka niimoodi, et käsi on siin, mis ei ole vale, aga siin on jama sees, kui sa hakkad nüüd keerama asendisse, sa oled juba siin. Et noh, kui te saate aru, kus kohas see vahe nagu tuleb. Hoian siin, maandun siia, hoian siin, maandun siia. Noh, et see esimene variant, ma arvan, et tõukab paar meetrit kaugemale. Vot. Et see, palju küsitakse ka selle kohta, et mida me selle käega tegema peame. Tihtipeale otsitakse seda pinnastatust ja separation'i nagu selle, et mõeldakse, et äkki midagi ülakehaga kuidagi vastu sõltuma. Ma pigem mõtestan seda nii, et see vasak käsi hoiab ennast täiesti avatud kaugelt võtana. Kogu pinge tekib läbi selle, et sa tuled tegelikult enda alla ise siia. See tekib endale pingest sellega, et sa tuled siia käega, siia ja niimoodi. Selles mõttes, et see teeb minu arust selle kogu asja nii palju keerulisemaks ja see ei ole nagu selle asja tõdemine nii-öelda, et tihtipeale mõeldakse, et ülakehaga justkui peaks midagi tegema või mida ma selle käega teen, ma näen tihti, kuidas ma pean siia. Et see kogu liikumine jõuab sinna läbi selle, et sa tuled laialt välja ja pöörad seda alla. Nii, 5 palun. Nii, ja nüüd on siis lõppasend, eks. Siin on ka ilus vaadata, kui hästi kõik on kinni, eks, ja siin on siis võti ikkagi selles, et hoida madalalt kogu see lõpuasend, et keegi ei tee ainult sirutust ja siis üritab keerata peale. Et kõige tähtsam ikkagi madalalt edasi keerata. Jah, et isegi võib mõelda nagu kruvikeeraks reaalselt maha, et sa surud selle jala nii tugevalt maha allapoole. See kogu liikumine tuleb muidugi läbi selle, et sa tõstad kanna ülesse ja tihtipeale tehakse nii, et sa tõstad lihtsalt selle kanna ülesse, teed mingi sellise liikumise, aga see ei pane puusa tõukesse sisse, ehk siis jalg maha, tugevalt siit pöörad ennast välja, tekib pinge. Ja, siis ma isegi olen nagu toonud selle kruvi asemel, et punni-vinni kõik teavad, kuidas keeratakse sisse. Et see on täpselt see õige asend, et teabki sinna puudima selle ei ole. Ja see on väga ebameeldiv asend, aga see on see asend, kus tihtipeale kõik tõmbavad eest lahti, alustavad liiga vara ülakehaga, et see on see kõige valusam moment, kus tuleb ära kannatada, jalg maha ja üks märkus veel, mõned tahavad plokki ka pöörata samaaegselt, seda kindlasti ei tohiks teha. Plokk tugevalt vastas ja siit pöörd läbi. Nii, järgmine palun. Nii, ja noh, siin on juba siis lõpuasi, et siin tegelikult see eelmises kahes asi pannakse kõik paika ja siin on juba lihtsalt on vaja vasaku jalaga võimalikult kaua nagu mõttes kannatada, et see pinge tuleks lõpuni siia veel läbi suruda keha. ennast maha ja siis tegelikult ongi see, et mitte avada siit hoida vastu nii tugevalt kui võimalik on suruda ennast ninaga tõuke suunas ja kannatada seda nii kaua kui võimalik. Minu enda viga ka väga tihti lõpetasin siin juba tegelikult nagu väga head powerpositsioonid. Siin on nagu veidi eristub see Fabri on ju, aga noh, keegi teised nii ei suuda tõugata nagu tema teeb, et tema nagu lööb eest läbi, ta on 2-meetrine vend, ülikiire, nii et temal see toimib, keegi teine ei tee ju maailmas, ma ei tea, niimoodi tõuka keegi rääkida. Et ma panin meelega selle, et kuna mulle ta meeldib, väga kihvlilt teeb, et noh, et tema oma on nagu rohkem selja taha, aga milline on 2-meetrise venna kiirendus, et noh, et sellepärast kõik need ka paigalt tõuked, kõik need abistavad harjutused, mis ette käivad, et kui sa seal juba ei suuda seda tunnetada, siis vaevalt sa täisvoogust ei tunneta. Et see ongi väga ebameeldiv, kui sa tahad paigalt tõuket juba teha eos selle instinktiga, et sa siit tõmbad ennast eest lahti, siis kindla peale on see täistõuge sul samasugune, nii et alustage, et te suudate teha need trillid korrektselt ära, nii nagu välja peab nägema. Väga hea. Vabandust, me nüüd natuke kuritarvitasime meie nagu aega, aga kuna see pöördetehnika on nii tähtis, et tegelikult see on kõige tähtsam osa minu arust meie kuulitõuke seminarist. Et nüüd teeksime 10 minutit pausi, et pärast meil kindlasti tuleb küsimuste ja vastuste voor oma teise osaga. Ja kuulitõuge siis meil on tänapäeval 2 tõukemoodust.
kuigi tehakse igasuguseid trikke seal saltoga ja ma ei tea mis asjaga, aga noh, põhimõtteliselt ikkagi on pööre number 1 tänapäeval ja siis klassikaline ehk laid on siis number 2. Ja alustaks samamoodi siis niisuguse abiharjutuse, mis jube hästi mõjuvad nagu soojendusena ka. Et keha saab väga hästi soojaks ja pärast on jube mõnus tõugata. Nii, hakkame siis pihta, meil paigalt tõukaselt teeme ringis ja ma hakkan ühe haaval teeme. Nii, 2 imitatsiooni üks selline. Ja samamoodi jälgida, et vasak käsi hoiate kinni enda. Ei, need imitatsioon. Liiga pikalt, saab piirsada. Just, et siin tulebki jälgida seda, et see raskus on kogu aeg parema jala peal. Vasak käsi hoidis kinni, te olete siin, hopp, hopp, et kogu aeg on parema jala peal. Ja pöid peab olema selline, noh, kuidas ma võrdlen, te olete näinud, kuidas kass maha kukub enne. Hästi pehme, ta tunnetab maad, et ei ole mürtsuga paremini, siis te jääte jalast ilma. Nii, väga hea. Proovige teha. Nii, ja kes siin on glaiderid, võite proovida kõik seda. Ja seda me saame tegelikult siin ka kõrval teha, siis me võidame aega lihtsalt. Proovige ise, hästi oluline just, et jala peal kogu aeg olla. Täpselt nii. Ja lõpuasend kindlasti jälgida seda, et varbad jäävad nagu vastastikku. See on sama tingimus, nagu oli pöörde peal, et te oleksite tasakaalus. Just nii. Et sirutus on välja, siis te olete tasakaalus. Kui te lükkate, siis te kukute lihtsalt ümber. Ja siin isegi ma julgustan nii, et ei pea nagu tõmbama seda jalga alla, vaid tõugake jalga alla. Asend on siin, näete, jala peal, isegi mina suudan olla, näete, ma tõukan siin. Et ärge lohistage seda jalga, siis teil kaob nagu jalg nagu alt ära. Just nii. Nii, et see oleks nagu esimene harjutus, siis teine harjutus nüüd näitab Berit meile, kus siis võetakse ark veidi pikem, seistakse kanna peale, siis tehakse põhimõtteliselt seesama liigutus. Ja mõte jääb ikkagi selleks, et raskus on kõik parema jala peal. Vot niimoodi. Ja vasak käsi hoiame kinni. Just. Väga hea, võta üks veel üldse tõuga. Positsioneeriks. Nii, väga hästi, aidake üle. Siin võite järgmiselt tulla proovima. See on niisugune ebamugav koht, ega seal väga kaua ei taha istuda. Kuidas? Just kanna peal, nii ja nüüd jala alla, jah. Väga hea. Just, väga hästi. Et kui tahate ka ringis proovida, et te saate pakutunnetuse ka, et siis on see pakk on teil ilusti, vasak jalg on pakus ja te saate sinna üles lõpuks sirutada ennast. Ja kellel paindust on, julgelt minge välja sinna. Kanna varvas tõsta üles. Varvas tõsta üles. Just, ja pane jalg kaugele, sul on head pikad ja vot niimoodi, just. Nii, vasak oli risti täitsa. Sa oled täitsa niimoodi nagu mina. Vot nii, vasak hoiad kinni ja nüüd üks imitatsioon. Appi, väga hästi. Uuesti. Nii, ja nüüd mine tõukas. Super. Appi, ei ole midagi appi, jumal ilusti teed. Ja ega ta ongi see asend, et niimoodi, kui te võtate siin staatilised sisse, see on maailma kõige vastikum asend. See on ikka väga-väga halb on seal olla. Aga meie õnneks on see, et me tegelikult ju liigume sealt hooga üle. Just nii, vasak käsi, juut nii, väga hästi. Jaa, õige. Tasakaal läks veidi ära, aga ei ole midagi. Nii, ja siit siis nüüd liigume edasi, et kolmas on siis Storl, ilmselt kõik teate siin, mitmekordne maailmameister, Saksa tõukaja David Storl, et tema nagu üks lemmikharjutusi ja selles oli ta ise ülihea. Kui ma teda esimest korda nägin Novi Sadis juunioride MM-il, ta tõukas 6 niimoodi, et mina võtsin, ma olin tiimliider, võtsin endale vaba pärastlõuna, et ma saaks ta trenni vaadata ja seal oli nagu ikka laulupidu, et seal oli treenereid niisugune 20 tükki, kes kõik tema trenni vaatasid, nii et ta lasi selle Storli asendiga lasi ikka 22 pluss seda 6, et ikka üli hästi. Nii, palun. Et seda me harjutame ka trennis, nii noortega kui ka veteranidega. Eks nad on mu peale kurjad, aga samas see töötab üli hästi. Nii, ja rohkem vasakut veel kinni. Nii. Ja nüüd kolmandaga mine juba üles.
väga hästi. Oh, sorry. Selle võib isegi. Nii, proovime veel kõike. Perit sa näita ette, et te pole seda vist teinud, aga siis vaadake meie pealt. Et seda me kasutame palju ja Perit tegelikult on talvel ka võistelnud sellega ja Euroopa meistrivõistlustel Saksa nii mehed kui naised on sellega ka võistelnud. Et sedasi saab tegelikult päris kaugele tõugata. Väga hästi. Tubli, väga hästi. Proovige, no ega siis, kuule, kui välja ei tule, maha ei lööda ju. Et siin me ju õpimegi asju. Võti on, vasak käsi on kinni ja laske julgelt see vasak jalg kaugele ja olete kogu aeg parema jala peal. Parem jalg astub keske, oot niimoodi, just. Tead mismoodi tegelikult? Alusta nagu niimoodi, parem on ees, nii, nüüd sa tuled siia ja siis lähed. Ei, vastupidi, parem pane maha, vasak pane ette, paku juurde. Mille taha vasaku jalaga? Ei. Nii, sa oled parem jalg ees seisad, nii, nüüd sa tuled vasaku jalaga ette, ei, parem jalg on kesta. Nii, ei, vasak jalg nii lööme. Nii, parem on paigas, parem ei liigu, nii. Nüüd sa tuled vasakuga astud taha ja siis lähed kohe vasakuga ette ja teed liigutuse. Nii, vasaku astud siia taha nüüd. Nii, kus vasak käsi läks meil? Oot nii. Et see on sinu ideaal. Päris kuuliga sa võib-olla ei suuda nii olla, aga siin sa suudad, kuna su vasak käsi on hea kinni hoida. Tee ühe korra veel ja siis mine lõpp kohe nii, et sirutad käed lõppu välja. Nii ja just nii. Okei, et noh, üldjuhul mõtelge seda, et tõukeajal te korrigeerida ei saa. Harjutuste juures te saate, mis ei olegi vale. Pange ennast õieti, et see jääks teile sisse, et see asend peab olema selline. Okei, aga tule tagant vasakule. Just nii. Nii, kuidas veel paremaks saada? Tule uuesti. Ja nüüd on niimoodi, et sa tood ka õlad kaugele siia. Kummarda. Sa tuled, kummardad kaugele ja nüüd nii, ja nüüd hoia veel vasakut kätt, teen uuesti. Just tule tagasi. Astud ette, kummardad ette, vasak käsi hoiab kinni. Voot nii ja nüüd lähed ette. Täpselt nii. Nüüd me saame terve keha ära kasutada. Nii, palun. Nii, kus meil vasak käsi jäi? Vasak käsi oli kogu aeg risti, just. Täpselt nii. Ja siruta välja ka. Lõpus. Parem on keskel, just nii. Nüüd tuleb vasakuga taha. Nii, vasak käsi on kinni. Nii, ja nüüd teed sirutuse, jah. Just. Jah, väga õige. Just see rütm on ka sama, et ma keeran välja ja siis lähevad käed. Nii, teeme ühe korra vasakuga ka sama asja välja, kuna mõlemad küljed peavad olema vastavalt nagu toonuses, eks. Ja kes on vasaku käega tõuganud, mida tehakse üldjuhul vähe, et märkate, et parema jala plokk on ülihea, sest parem jalg on nii tugev. Vasaku peab ka tugevaks tegema. Väga hästi. Võta ikka üle. Väga hea. Tubli. Proovime kõik, vaatame, kas vasak külg töötab kõigil. Ja kui vasakust käest veel nagu suuremalt rääkida, siis noh, kõik te olete teinud tehnikatreeninguid ilmselt ka kuulis siis, et kui noh, ütleme, et paremakäelisel on ju paljud treeningud, kus vahepeal nagu noh, jookseb juhe kokku, et kaob nagu tehnika ja tunnetus ära, alati aitab 3-4 tõuget vasaku käega, ehk siis nõrgema käega, see lööb jälle nagu aju korraks värskeks ja kõik on jälle hästi. Ja keera välja ja siruta, just niimoodi, õige. Et mina vasakuga õpetan alati seda, et lülitage aju välja, keha oskab jumal hästi teha. Kui te hakkate ise mõtlema, siis te lähete hulluks siin lõpuks. Et nii on kõige parem, et keha teeb selle asja kindlasti ära, et kui te hakkate ise siin nuputama, siis võib nagu keeruliseks minna. Ja hoia nüüd parema käega rohkem kinni, just nii, jah. Et seda saabki kontrollida. Nii, just, ja nüüd sellitud ära. Täpselt nii, väga hästi. Jah, proovida. See on hea suuda. Hästi rahulikult võtmine. Jah, väga hea. Nii, Sander, näitame nüüd siis niimoodi, et sama asi nüüd on siis täitsa nagu hooga tõukamine.
natukene rahulikuma tempoga ja tunnetage jälle, et te maandute parem vasak ja siis on sirutus. Vasak käsi hoiab kinni. Väga hea. Väga hästi. Ja hästi oluline, parem vasak maandumine, muidu rütmi ei tule. Tubli. Nii, proovime teised ka. Mulle vaatas, kuhu vaadata, kui... No vaadake, kui te nüüd, jah, vaade on igal juhul, vaade peaks olema taga, aga nüüd on meil nagu abiharjutusel see, et vasak käsi on paigal, siis ei ole võimalik nagu eite suunda vaadata vist. Minu pea küll ei painu nii palju. Et kui teil vasak käsi on siin, ei saa sinna vaadata. Algus on lihtsalt täiesti lõdvalt taha vaade, jah. Et siin sama jutt nagu Jander rääkis, et laske ennast lõdvaks, las jalad töötavad. Mõned ütlevad, et meeter kaugel, mõned ütlevad aknast välja, mida sina arvad? See meeter on natuke ligidal, et mina pakuks ka, ütleme siin televiisori kaugus, et oleme samamoodi, kellel on nagu selle lahti keeramisega probleeme, mina olen soovitanud, et viska oma pusa siia taha ja mine tõukama. Tundub loogiline, et kui ma olen maandunud siia, nii, ja kui ma vaatan teleka juures asja, peaks päris okei olema. Kui ta on siin all, siis võib olla nii, et te olete natukene küürus, aga seal on juba hästi. Mis ta on siis niisugune 3-4 meetrit paku taga või selle ringi taga. Ja see on teinekord, vaata, ei lubata panna, aga sinna sa võid panna oma asju, et keegi sind nagu ei riidle kasuga. Väga hea, väga hea. Just hoia vasakut ja julgelt rütmi peal. Nii, ja sirutus ka, jah. Väga hea, just. Lükka vasak jalg kaugele. Sul jäi meeter kasutamata ringist. Ja nüüd siin. Et me pärast käime veel kõik need klaidi nagu asendid ka üle, et praegu me lihtsalt näitame nagu abiharjutusi. No nii, väga hästi, sa oled teinud seda enda. Väga tubli. Nii, aga teeme ühe korra veel. Ja nüüd vaata, me rääksime, et siia kuskil, näed, ma jätan oma tossu siia, vaata mu ilusat tossu. Praegu sa vaatasid maha täitsa kogu aeg. Et nüüd, kui sa ära hüppad, siis sa proovid mu tossu vaadata. Voot nii, asend on palju parem. Muidu on natukene küürus. Et küürus ei saa tõugata, sa pead enne selja sirgu saama ja selle aja peal sa vajud juba ära jalad. Nii, väga hästi. Nii, et siis üles tõuked kuuliga. Kuuli juurde me kohe jõuame, et see on selline üks niisugune, ma ütlesin, üpris keeruline nagu abiharjutus, aga see aitab sportlasel rakendada jalgu. Et seda üldjuhul tänapäeval tehakse sellises, nagu et te olete kaitstud ja teised on kaitstud. Siin on asend on põhimõtteliselt selline, võtate kuuli, nüüd viite siis, mina olen parem käega. Vasaku käe üle enda peaaegu maha, vasak üles ja tõuge on otse üles. Et siis ideaalis ta võiks teil kuskil meetri sisse kukkuda nagu maha. Ja mõlema jalaga maast lahti, ehk siis jalad saavad väga suure koormusega, see õpetabki nüüd jalad tööle panema. Et ütleme niimoodi, et kes siin nagu head tõukad, kellega me oleme neid harjutusi teinud, et seal ütleme 5-6 tõuget mõlema käega, 2-3 seeriat ja siis jätkad jälle nagu tavalise nagu tõuketreeninguga edasi ringis. Et see paneb jalad väga-väga hästi tööle. Nii, ja siis on niimoodi, et... Aga proovime seda. Ja, me ei ole teinud. Sander on meil kihvt vend, aga ta on alles 3 kuud treeninud, me ei ole kõik asjadega jõudnud. Et ärge pange talle pahaks, et ta ei ole väga proff veel, aga ta on vähemalt julge vend, et ta proovib seda ära. Keega näha minu poole,
midagi rohkem. Süda on sees, külje korras näed, üle elevadid käed. Nii, ja otse üles tõutab, just. Täiesti otse üles, mitte edasi, otse üles. Ja hüppa jalgadega maast lahti ka, just siin. Nii. Vaata, et sa lambiline ka pihta ei tõuta, et sa tõutad nii kõrgele. Külg ees käib minu peale. Ma püüan kuuli piirida siia. Väga hästi. Tõubad ja mõlema jalaga rohkem üles. Et sul on niimoodi, sa tõukad nagu, hüppaks nagu koos jalgadega üles ja siis seal kui vaja vahetad jalad ära. Ja kindlasti vasak käsi üle enda, et sa keerad ennast sõlme seal jala kohal. Väga hästi. Olegi vaja harjutada, mees oskab seda hästi. Aga las tüdrukud ka proovida. Jaa, absoluutselt. Meil on, näete, seal on hea väike kuul. Või seal on kolmeseid ka. Seal on kolmeseid. Jaa, kolmeseid on hea, et ei pea liiga rasked olema. Et kui, noh, mina olin noor sportlane ja me tõukasime Margusega koos, siis meil oli metsastaadion, me käisime üle okste tõukamas, et seal käis hirmus võistlus kogu aeg. Et seal oli okste järgi, kuidas tase tõusis, siis läksid nagu kõrgema oksa peale ja meil oli nagu range kord, et pidi 10 seeriat tegema, kui 9 ebaõnnestus, siis alati pidi otsast pihta hakkama, et see nagu sett ei läinud kirja. Et seal sai vandumist kõva. Ja hästi tähelepanelikult palun, ärge üksinda palun pähe tõugata. Väga hästi, just nii. Võti on see, nii kuidas te alla lähete, nii te tõusete ka üles. Stopp, vaata. Keerad siit, pürgitad siia alla ja siis tuleb otse üles. Täitsa käsid peaaegu vastu maa. Voot ja nüüd üles. Ja kui sa mõlema jalaga ei tõuta, siis see käib üles. Nii tähelepanuga jälgige kuuli. Väga hea. Käsi jalad tööle ja otse üles. Voot niimoodi. See on selle harjutuse niisugune jah, et ma kartsin, et Sander teeb ka seda, et seda kuuleb on nii hästi, siis siin ise endale saate vaadata, kui meetri peale ei kuku, siis järelikult midagi on valesti enne. Jälgige teiste kuule palun. Ja samat asja siis kindlasti ka vasakama, et see väga hästi paneb terve keha tööle, kuna te venitate ennast pikaks ja tunnetate kerelihased, mõlemad jalad. No vot, siin ongi. Vaata hästi veel. Et sa saad tegelikult jube paigalt tõukida välja. Tegelikult sa peaks otse üles tõukad, mitte siin naabri välja vastu peale. Nii, väga hea. Et nüüd näitan teile järgmist niisugust abiharjutust, mida ma kasutan võistlustel ja väga palju ka treeningul. Erik, kus sa oled? Tule siia, sinuga me oleme seda kindlasti korduvalt teinud. Ei, lihtsalt nagu kaaslasega koos libisemine. Et kaaslasega libisemine, et seda saab teha kummiga, nööriga, kõike. Minu süsteem on selline. Paned käed õrnalt peale ja nüüd läheb paigalt üle hooga sinna. Et mine täitsa hüppama. Jah, päris hea. Et ta hoiab õrnalt siin, et tal ülakeha oleks lõdvaks. See hüppa sellest. Et mina hoian siit. Nüüd edasi, kui ta nüüd maandus ilusti ära, siis keeratakse siit, mismoodi tõuge nagu hakkab. Teeme ühe korra veel. Just. Ja ta ei hoia kõvasti ja tema ei sikuta, mina liigun temaga kaasa. Alt peab tal maha. Nüüd see lõpus läheb, ega muidu ei saa vist. Ei, kui ta pöörab, siis läheb. No ta keerab, sa keerad ju, sa maandud nii ja keerad nii. Mõlemad liiguvad koos kõigile, see on, muidu ei saa. Nii, vaadake veel, jah. Nii, hopp, ja see on tõuge. Ehk siis inimese keha on nagu teivas. Paine ja plaks. Väga hea, Sander, tule proovime sinuga korra teha. Ja sedasi te saate tegelikult, noh, kujutame võistlust, tuleb teil keegi tõuka hirmus pinges on ju. Aga kui ta paneb õrnalt käed minu kätte peale, ta ei saa pinges olla. Ta laseb kohe nüüd kõrvaks, järelikult me saame selle nagu tõuke nagu toimida. See on see just nii. Teeme aga veel. Väga hästi. Tahab keegi veel proovida? Ärge nüüd pikali tõmmama. Just hoiad õrnalt, ja nüüd teed kogu selle liikumise, jäädki mulle otsa vaatama ja jalad maha saada. Nii, ja nüüd just. Ja jala pealt ära nagu
lükka ennast ära, lihtsalt keerad jala pealt ja reie laed nagu ära. Proovime korra veel, siis. Nüüd hästi oluline, raskus jääb parema jala peale. Nii, vot. Just, et see ongi niimoodi, et te maandute nii, aga lõpuks, kui läheb tööks, te surutegi parema jala edasi surumisega, vasaku jala maha, kus siis tuleb vahetus või kuidas te teete. Väga hästi. Proovime. Tunned pingutada. Nii, proovime, vaatame, kuidas meil läheb siin. Ära nüüd minema viskama. Hästi lõbutavad, jah. Nii, ära maha vaata. Nii, ja nüüd keerad. Just. Et kogu aeg, kui sa ära tõukad, sa võid algul siin, nii kui sa ära tõukad, siis tõstad. Et sul ei tohi küüru selga jääda. Väga hea. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et äkki see on üpris raske harjutus, see viimane. Sander, ühesõnaga, sa tõukad täishooga, maandudes mõtteline paus ja siis läheb tõukis. Kuuliga. Jah. Jah, proovi enne kui ma kuulin. See on niisugune rütmiharjutus, mis annab teile selle, et plokk alati töötab. Ja nüüd on just nii. Proovi. Toonal teete vaatus seal on igaks juhuks. Ta teeb esimest korda seda. Et jah, et. Üks head tõuge. Just, hea tõuge. Jah, väga hästi. Kui keegi julgeb, võime proovida seda. Et siin on just see võti on, mis te peate jääma asendisse. Kui sõidate minema, ega te pausi ei saa siit teha enne. Maandute siia, vasak hoiab vastu, oleme siin, üks ja pum, tõuge. Et proovige, et see on väga hea harjutus. Võite 3-sega teha, ei pea 4-sega tegema. Väga hea, väga hea. Et sellega saab jah nagu treenida seda, et ei pea nagu pärast võistlusel nagu muretsema, kas mul see parem külg ikka hoia või vasak külg hoiab vastu või ei hoia vastu. Kerda, lähme nüüd selle esimese slaidi juurde. Väga hea. Tubli, väga hästi. Neid ei pea tegema sadu tõukeid trennis, ei ole vaja. Teete 5-6, väga hästi. Ja siit saate kohe sujuvalt edasi liikuda nagu päris hoo peale. Ja väikse tüdrukul on käsi hästi seal kõrgel üleval, kuidas soovitad hoida nagu. Teate, see käe hoidmine, see on... Meil on Linda siin, kes paneb kuuli siia täiesti ebareaalses kohas ja temal on mugav. Me ei saa talle öelda, et ära pane sinna. Kui temal on siin okei, see on okei. Hoitakse siin, pöörlejad hoiavad siin. No, siin on näha, kes on profi juba, et ilus vaadata. Et paus, plaks ja kõik nii käibki. Ja mõtelge, kui hea lihtne on siit minna nüüd päris tõuke peale. Ja pahatihti on nõnda, et näiteks praegune sügisene aeg ei ole nagu jalad nii kiired, kui meil on võistlusperioodil, siis sellised harjutused on ülihea teha. Asend on õige, rütm on õige, väikene paus ja tegelikult te saate väga kvaliteetse tehnikatreeningu. Et mina ise tõukasin niimoodi, et kui sügisel ja talve algus olid nagu jalad kehvad, siis mina võtsin isegi ringi lühikseks, et saada paremini asendisse. Et väga hästi töötas. Sest oli kogu aeg probleem, et ei saa jalga alla, siis kube saab nagu haiget, siis niimoodi oli palju parem. Proovime ühe korra veel. Väga hästi, tubli.
no see on ikkagi väga oluline. Et sellega me temaga nagu hästi palju tegelenud, kuna ta on 2 kuud tõugama, et tal ei tule veel see automaatselt, et kui te vaatate Periti pealt, tal käib nagu plaksuga, on ju. Et temale me ei pea seda nagu ütlema, aga Sanderiga me sellega iga päev tegeleme. Ja kuna noh, me õpime salajaga pöördetehnikat, nii et seal on see veel olulisem. Et absoluutselt, minu õpilased peavad oskama mõlema käega teha, kuuli, ketas, seal ei ole vahet. Sest et, kuulge, me oleme tippsportlased, aga meil naljatilgad ei ole siin, on ju. Mul on väga hea näide sellest vasakuga tegemisest, sügisel heitsime Kätlin Tõllassanega Audenteses ja Tammerti Sass tuli sinna. Suvel ta käis meil trennis nagu nõustamas, Sass vaatab, kuule, te olete käe ära vahetanud või? Ma ütlesin, mis mõttes? Kuule, ta heidab vasakuga ju. Ma ütlesin, ei, me teeme lihtsalt nagu vasakuga peale. Aga Sass vaatas, et me oleme käe nagu sügisel ära vahetanud, et teise käega on parem heitama. Nii et see tehnika võiks selline olla, eks. Ja, väga ilus. Nii, väga hästi. Et nüüd ühesõnaga siis, nii, me läheme nüüd, ütleme, käime need harjutused üle ja siis tegelikult ennem kui me nüüd lähme nende asendite juurde, ma oleks näidanud sedasi, et mismoodi me alustame nagu tõuketrenni. Meil kõigil on kuulid, eks? Nii, et Sander tule ka siia. Eriti sügisesel ajal meie esimene harjutus kuuliga on niimoodi, et me paneme kuuli siia, sama mis oli meil topispalli Anderiga, kuul on siin, teeme lihtsalt aste ja surume siit edasi. Et see paneb keha üli hästi tööle ja sama on jälle seega, et plokk töötab hästi. Samad te olete, kes odaviskega tegelevad, odaviskajad teevad hästi palju seda ja odaviskajad on vaadata väga hea õlg kuulitõuked, nii et see asend on väga-väga hea. Küll proovime igaüks 1-2 tõuget. Kõla peal, jah. Parem osak. Täpselt nii. Kuul hoiate siin ja pressite läbi keha edasi. Ja alati mõlema käega. Ütleme näiteks trenni alguses. Et siin selle mehe raamat, kes seal on, Taavi Peeter kunagi tõukas plätudes, et kust mina selle tõuke sain. Taavi Peeter oli plätudes, tõukas siit kohast kuuli. Ja mingi 7-0 või mis meil see kuul oli, endas ebareaalselt kaugel. Ma ütlesin, mis asja tegid? Ma siis panin, jube mõnus on. Mõõtsime ära, tõuks üle 18 meetrit. Lihtsalt plätud jalas pani siit. Ja siis selle me võtsime nagu kasutusse. See mobiliseerib keha väga-väga hästi. Hoiad siin läks, nagu siin rinna juurde. Et ei pane kaela, seisad niimoodi, teed 1-2 ja pum. Just, et ongi see võti, et hoidke kuul enda juures, et saaks küljest läbi lüüa. Näpud on nõrgad, keha on alati tugev. Täpselt nii, väga hästi. Ja ma ütlen, et kui te saate selle harjutuse pihta, see kuul lendab väga-väga kaugele. Ja see on ju alati hea ju. Võtame ühe veel. Et te nägite, mis Perit pani on ju, see kuul lendas ikkagi väga ilusti. Väga hea. Ja see õpetab ka sportlasele just kasutama samamoodi kogu seda keha ja külje jõudu. Vaata kolleegid seal korras. Väga hästi, tubli. Et siin mis veel aitaks, et vasak käsi hoia ka ees, et kuhu sa tõugata tahad, et sa paned ta natuke alla, siis sa veidi tuled eest ära sealt. Hoia kuul enda juures, las keha tõukab, käsi ei jõua tõugata. Nii, palun. Juba palju parem, eks? Täpselt nii. Väga hea, paneme ühe vasakuga ka, et vaatame, kas tuleb see ka välja.
ja ei ole väga suurt vahet, kuna keha on ju sama, väga hästi. Nüüd on parem käsi jälle, parem käsi näitab seda puusa tõugata vahel. Tubli, väga hästi, väga hästi. Nii, nüüd me läheme siis selle storni peale. Käime selle lihtsalt need päris kuuliga ka läbi jälle. Noh, pane hea soojust mõne jah, et ta siis kuulib. Jah, ja siin nüüd on näha, et ega ei olegi nii lihtne, et kui ikka puusast edasi löö, ei lenda see kuul kuskile, et siit astudes läks palju kaugemale. Väga hea, aga siin ka ütleme selliste harjutuse juures ei peaks kohe vahetusse minema. Kui teil on asi selge, võib vahetada kindlasti, aga õppige samamoodi tõukama, et kogu aeg vasak on ees maas, kes on parema käelne. Vist kaugemale, kui see maa vastu. Perita oskab seda harjutust nagu ülihästi, et tal on, ütles rekord 14.80, aga ta on üle 14,5-ga niimoodi tõuganud, et ei ole väga suurt vahet esialgu ei ole, et siin ongi nagu, sa oled nii taga ja nii hea rütt tekib, et väga-väga hea on tõugata niimoodi. Väga hästi, tubli, tubli. Ka, et milleks hoogu võtta enne? Paned jala maha, laks ja lähed, eks? Täpselt nii ongi. Proovime üle. Näita nüüd, et oskad tõugata karmi. Et julgemalt lihtsalt puusast koks ära võtta. Tähelepanu all. No nii, palju parem, palju parem. Nii, tähelepanu all. Proovi nüüd, vaata, kui sa suudad nii, et sa ei vaheta jalga. Vaata, mis siis saab. Ja vasak käsi pane ka taha kaugele, et sa teed ennast hästi pikaks. Mina ei tea, ütle, mis sa ütled, minust nii oli palju parem. Kuna pinge on sul lõpuni, ennem jalgade vahetusega tegid suts ja oligi kõik, nüüd sa lükkasid ilusti lõpuni, väga hea. Väga hästi. Oli mugav, eks? Ma tean tõele. Ja kes on jalgade vaheta, kui siia korralik vahetus veel lõppu teha, miks ta peaks vähem lendama kooga, eks? Tegelikult need asendid on väga-väga head. Väga hea. Nii, suurepärane. Võtame siis mõned hoogatõuked ka ja võtame samamoodi, et hästi rahulikult. Ei tee kohe täis kiirusega. Rõhk oleks siis sellele, et maandumine on parem vasak. Ilma selleta tõugata ei saa. Väga hästi, tubli.
et on tajutav, parem vasak ja sirutus, väga hästi. stepud on liiga madalad, siis see näeb seda, et ta on liiga kõrge, see on liiga sa läksid jälle vahetusse, okei, sa teed seda hästi, aga proovi järgmine nüüd, et sa ei lähe vahetusse. Sest Storniga sa tõukasid väga hästi ka ilma vahetusest. Ja, see on küll. Super. No näed sa. Samamoodi iga katsega paremaks, väga hästi, väga hästi. Tähelepanu all. Sander, siit peaks rohkem lükkama läbi. Nii, proovi vaata, kas suudad ilma vahetuseta ka teha. Minu arust on parem, ma ei tea, et see vahetus on sul kihvt, aga ma julgeks sulle soovitada, et pooled tõukes trellist tee ilma vahetuseta ja siis sa saad mõõta, kuidas sul kaugemale lendab. Väga hästi. Siin hakkab mõõtma, et kõigil on rekordid vist, jube kaugel lendab. Vahet ei ole, ikka lendab kaugel. Okei, väga hea. Nii, võtame ühe tõuke veel ja siis aitab küll tõukamisest. Siis pane see number 1 sellest näite. Väga hästi. Nii, väga hea. Paneme kuulid ära. Nii, ja lähme võtame siis ka siin nagu korraks need asendid veel üle, et mismoodi siin maailma tipud neid asju teevad. Et siin, kes siis tunnevad, ongi esimene on meil David Storl, siis on Valeri Adamsvili ja all on siis kahekordne olümpiavõitja Toomas Majevski. Et see Majevski tehnika, see on niisugune, noh, ilmselt olete paljud näinud, et see on niisugune ebareaalne, et ma ei tea, kuidas ta seda tegi. Et see, aga Storl on nagu ütleme, noh, väga hea saksa klassikaline tehnika, et suurepärane. Nii, algasend, sama teema jälle, et hästi lõdvalt istume siin all, kes palju paindub, laseb ennast täitsa peaaegu siin, pea on põlvede kohal seal, vasak käsi ripub lõdvalt all ja niimoodi ongi siis see algasend, eks. Ja noh, eks treenerina teie oma õpilasi ka julgesta, et laske lõdvaks, et see on ikkagi, lõtvus on ju kiirus ja jõud lõpuks, eks. Et see on, noh, kõigil nagu lihtne, et nii, number 2 palun. Nii, see nüüd on siis väljatõuge, kus on meil, Sander, tule sina siia, et näitame siit kõrvalt selle korra ka. Ja anna vasakesi mulle, nüüd on niimoodi parem andid maha, siin vasakele sirgeks ja vasakele pannud. Paremalt ka sirgeks. Et see võiks olla nüüd see asend, mis on välja tõukad. Ma toetan siin parem jala tõukad alla. Et siit on edasi, just võtta uuesti kanna peale. Nii, see on välja lennu see asend ja nüüd jalg alla. Nii. Et sedasi saab ka abiharjutust teha. Treener saab siit toetada, et ta pikali ei kuku, sest see ei ole mugav asend. Ja noh, siin 2 meetri mees, praegu ta võttis nagu ülilaia argi, see on väga okei trennis, et seda saab harjutada.
aga võti on see, et me tõukame julgelt ennast sirgeks jalad. Et siis nagu see libisemine tuleb klaidist, et üle kanna ja siis tuleb jalg alla, sealt tuleb pauk. Nii, number 3 palun. Nii, see on siis jälle siis power position, eks, inglise keeles, eesti keeles midagi. Ongi nagu siis ei osanudki talle nime anda. Finaali algus me istumegi siin all ja siit hakkab tõuge. Millele tähelepanu pöörata, siis vasak käsi on võimalikult lai, pilk on veel taga ja töö hakkab niimoodi, et keerame kanda ja põlve ja hästi madalalt liigub see, just nii. Täpselt nii. Et see on see võtmepositsioon. Et hästi palju tehakse sellist viga, et kui te olete samas asendis, nii ja siis keerame. Siis on nagu pahasti, sest te lükkate puusad üle vasaku jala ja te ei jää ringi kunagi. Ja lõpuasendus alati ongi see plokk on ees, alati on väike nurk, kus me välja tõukame. See on see võti. Nii, number 4 palun. Nii, ja klaidis siin jah, selles mõttes, et see on nüüd see lõpuasend, kus see kuul välja lendab. Siin on see ideaalne. Et vasak jalg võimalikult kaua maas. Terve keha on laetud, pinge. Siin minule treenerid alati õpetasid ka, et sa pead nägema kuuli väljalennu ära, siis tuled eest ära. Sinnamaani sa pead seal ees olema, kuni see kuul välja lendab. Ja siin on ka erinevaid igased juurde viivad harjutused sellel, aga et seda saab ka harjutada, et siit tõugata niimoodi, et jalgad vahetusega ilma, et seda võistlusperioodi lähenes me teeme nagu päris palju, et varba tees. Et see on nagu algasend, nii, siit ja nüüd siit läheb vahetus. Et siin me nagu õpime seda välja sirutust ja teine asi, et me ei karda pakku, et vasak jalg alati töötab vastu. Täpselt nii, 2 meetri vend teeb väga hästi, ärge laske ennast eksitada, tal ongi tõesti, tal ongi jalg jalad. Et selles mõttes tal on neid jube hästi kõiki teha neid harjutusi. Aga see mõte on see, et mõlemad varbad on tõuke suunas. Nüüd me viime tagasi, näete, pöid liigub järgi ja siit tuleb löök ja vahetus. Täpselt nii, väga hästi. Et see on üks harjutus, mis aitab seda lõppu kindlasti paremaks teha. Ja ega ka suures plaanis ka pöörlejad saavad seda teha. Et see ikkagi see välja lend, et ei karda seda sirutust. Nii, saigi otsa see. Väga hea. Ja nüüd on siis, näete, et saadetakse lõpuni veel külje pealt ka järgi. Nii, kas on mingeid küsimusi klassikalise tõukestiili kohta? Et me natukene, päris hästi on praegu. Et siis, kui ei ole küsimusi, siis teeme üks 15 minti pausi ja